Selles videos tutvustame teile Toyota Corolla Crossi, mille varustusaste on Luxury varustus. Alustame uste avamisest sulgemisest. Avada saab siis puldist nuppudest kui ka käe või võtme vabalt. Ühesõnaga võtad siit kinni, lähevad uksed lahti ja sulgemine on siis siin 2 väikest triipu, paned näpud peale või näpu peale, siis saab sulgeda. Lisaks on võimalik siis avada ka võtmega. Võti avaneb siit puldist, lükkad seda osa paremale, tuleb välja tavaline võti, millega saad siis avada, sulgeda. Tankimine. Tankimisava avaneb siis jala juurest, vasaku jala juurest, kus istub juht. Tõmbad seda hooba ülesse. Avaneb siis luuk. Võtad korgi eest ära. Tankimise ajaks hoiustad korgi siia spetsiaalse koha peale. Ja kui oled ära tankinud, siis keerad korki seni kaua, kui käib siuke väike nõks ja ongi valmis ja lükkad kinni. Kapoti avamine on jala juures siit alt. Kapoti avamisel siis Toyotadel alati on hea meelde, et Toyota märgi juures paremalt poolt käsi alla. Leiad üles selle hooba ja koheselt saad avada. Fikseerid selle tikuga ära. Ja põhikoht, miks siin üldse käima hakatakse kapoti all, on siis siin. See on klaasipese vedelik, kork on siis musta värvi sellele antud autol ja enamasti on ta loovutusajaks siis ilusti täis pandud. Lihtsalt infoks, tegemist on hübriidautoga, siin on 2 mootorit, üks on bensiinimootor, teine on hübriidajam. Et siis 2 mootorit töötavad koos, eraldi auto kogu aeg mõtleb ja oma sõiduvõtetega siis juht saab ise mõjutada autot veel olema ökonoomsem. Lisaks siis veel on kaitsvate plokid mõlemal pool, auto mootorijuhu filter. Üks oluline koht on kindlasti siis auto käivitamine, juhul kui on käivitusaku saanud tühjaks. Selle jaoks on vaja otsida üles siis kaitsvete plokk, mis on vaja avada. Ja siin kaitsvete ploki all on siis selline plussklemmiga koht, mille katte võtad ära ja saad krokodilli plussi panna siia. Miinuse võib võtta siit metalli küljest, mis on mootori küljes. Ja saab auto käima panna. Seda ma tutvustan sellepärast, et see käivitusaku reaalselt on pagasiruumis paremal pool seina sees, seda klient ise otseselt ei näe, aga siin on võimalus siis seda ikkagi reaalselt käima panna. Aga kindlasti Toyotadel on ka Toyota abi, kutsute Toyota abi, siis nemad teavad niikuinii, mis on vaja teha ja kuidas auto käima panna. Sulgemiseks siis paneme kõik ilusti tagasi. Kukkumine võiks olla umbes nii kõrgelt, lased kukkuda ja ongi kapott ilusti ise kinni. Esiosas siis antud mudelil on parkandurid, udutuled, päevasöötuli, lähituli, kaugtuli. Kõik tuled on enamasti LED-tuled. Radaritest nii palju, et radarid asuvad Toyota märgi taga ja esiklaasil, kus on siuke vaba. Siin Toyota märgi taga on 2 radarit. Üks on siis adaptiivse püsikiirushoidja distantsihoidja radar, mis ühesõnaga valid roolilt kiiruse, valid distantsi ja tema hoiab siis ees oleva autoga vahet. Teine radar on kokkupõrkeennetus, mida ma soovitan alati sees hoida, alati maksimaalse jälgimise peal, sellepärast et tema jälgib ees toimuvat, annab sulle märku, kui on oht ja viimasel hetkel, kui auto tunnetab, et juht ei reageeri, siis pidurdab ise. See tähendab seda, et ta võib teie elu päästa. Esiklaasil on 3 radarit, seal on siis rae jälgimine, kaugtulede automaatne vahetus ja kiirusepiirangu märkide tuvastus. Kiirusepiirangu märkide tuvastusega siis kindlasti võiks ise jälgida märki, sest ta alati ei pruugi näidata õigeid tulemusi. Edasi liikudes siis rehvid ja rehvirõhuandurid. Jälgke meelde, et igal uuel autol on siis igal rattal oma rehvirõhuandur, mis jälgib rehvirõhku ja kui midagi on valesti, siis auto annab sellest teile märku. Kui auto märku ei anna, kontrollima ei pea. Kui auto annab märku, siis kas lähete ise kontrollite rehvirõhku või siis tulete meie esindusse kiirabisse näiteks, kus vaadatakse ilusti rõhud üle. Edasi liikudes siis pagasiruum. Pagasiruumi avamiseks on 3 erinevat moodust. On salongist juhi vasaku jala juurest, on puldi pealt nupust või vajutad siit keskelt nuppu. Elektriline tagaluuk tuleb siis valikusse alates Luxury varustusest. Sealt allapoole siis on manuaalne avamine, sulgemine. Taga siis pagasiruumi kate saab peale panna, tuleb vähem müra salongi. Seda osa saab täiesti ära võtta, et saaks lisaruumi tekitada, kui mingi suuremaid esemeid on vaja panna. Ja seljatugede alla laskmine käib siis
sellest hoovast, saab lisaruumi tekitada. Pagasiruumi matt on siia pandud, siin pagasiruumi mati põhja all on veel siis lisalaekad, kus on näiteks ära paigutatud siis rehvirõhu või siis rehvi paranduskomplekt, kompressorvaht, ohukolmnurk ja pukseerimiskonks. Et need leiab siis siit alt. Poekotiaasad siinpool kui sealpool ja vasakul pool on ka siis pagasiruumi valgustus, mis on LED, pirn või tuli. Sulgemine on siit nupust, siin kõrvalnupp on ka siis sulgemine ja auto uksed lukku panemiseks, et kui sa tead, et sa lähedki kohe ära, siis vajutad seda nuppu, autol läheb pagasiruumi luuk kinni ja auto uksed lähevad ise lukku ära. Hetkel me lukku ei pane, me paneme lihtsalt luugi kinni. Tagaosas siis veel parkandurid, kaamerasilm on siin. Kaamerasilma puhul siis soovitame alati puhastada teda siis niiske saltprojektiivi sõrmega, vastasel juhul võib ära kraapida selle, ei näe pärast midagi enam. Ja siis siit edasi liiguksimegi salongi, vaataksime, mis seal huvitavat on. Tagaistujatel on siis kõrvalistuja seljatoe taga siis niisugune tasku, õhuavad, kus saab ise kinni panna või suunata, kuhu õhku tuleb. Ja siin all on tagaistujatele siis mini USB otsad, et saaks oma seadmeid laadida, kasutada. Istmete puhul siis on Isofix kinnitused kahel äärmisel osal. Need katted on vaja plastikkatted ära võtta, et saaks siis istmed paigaldada. Käetugi on olemas topsihoidjatega ning seljatugede alla laskmine siis käib siit ülevalt ja ühesõnaga seljatoel on 2 asendit. Ühesõnaga kõrgem asend ja vähe mugavam asend. Ja siit liigume ettepoole. Ukse pealt siis on valikud elektrised aknad 4 tükki, akende blokeeringu nupp, see on siis see, et kui vajutad nupu sisse, siis teised kasutada akent ei saa, saab ainult juht. Uksed manuaalselt kinni lahti ja peeglite reguleerimine ning valik, kas peeglid on kogu aeg lahti, peeglid klapivad ise kokku, kui uksed kinni paned ja teed lahti, siis lähevad lahku või on kogu aeg siis kokku asendis. Istme reguleerimine siis toimub siit eest edasi tagasi. Üles-alla on see hoob siis, kus sa pumpad ülesse või alla ja viimane kang on siis seljatugi. Siin on niisugune nupp ka, kus siis ühesõnaga nupu ettepoole peale hoides siis see alaseljas olev padi täitub, et saad istumise asendit reguleerida paremaks. Teisele poole hoides siis ta tühjeneb. Tulede kang, ühesõnaga siit siis saab tulesid reguleerida, udutulesid ja suunatuli. Ja külje pealt, siit rooli külje pealt on siis rooli reguleerimine, lükkad kangi alla, saad reguleerida üles-alla sisse välja ja kui on valmis, siis lükkad üles ja fikseerid ära. Vasaku põlve juures olevad nupud siis on tulede üles-alla reguleerimine. See on siis selle jaoks, et juhul kui midagi rasket taha pagasiruumi panna või istuvad 3 suurt meest tagaistmel, siis reguleeri kindlasti alla poole tulesid, et ei pimestaks vastu tulijaid. 0 asend on siis standardasend, kui sa sõidad üksi või kahekesi. See kõrval olev nupp siis on automaatsete kaugtulede jaoks. Kui see tuluke põleb, siis auto hakkab ise pimedal ajal kaugtulesid peale panema ja maha võtma, juhul kui keegi tuleb vastu ning kui sa lülitad maha, siis sa saad manuaalselt kõike ise teha. Rooli vasakult poolelt on valikud armatuuri ekraani valikud siis ühesõnaga, kus on 3D vaade ja neid valikud sellel mudelil on hästi palju. Ühesõnaga, kui siia siseneda, siis sa saad erinevaid pilte, erinevat infot paremale valida, mida sa tahad vasakule valida, mida sa tahad ja keskele üles-alla valida, mida sa soovid näha. Ühesõnaga, siin on kindlasti palju tutvumist, palju personaliseerimist, et ühesõnaga kindlasti surfake, tutvuge, valige endale sobivad valikud. Siis telefoni vastuvõtt on siit, hääle pluss-miinus sisse-välja valikud, hääl valimine. Parema poole siis ringi pealt on võimalik valida siis adaptiivse püsikiirushoidja distantsi, mis ees oleva autoga valib ja ülemise nupuga siis saab valida seda kiirust, millega sa just sõidad ja jääb hoidma. Pluss-miinus ringi üles-alla valiku pealt on siis kiiruse lisamine, mis ta hoiab või vähendamine ja alumine nupp siis ringi kõrvalt on raja jälgimise sisse-välja nupp. See nüüd on see, et juhul kui häirid, kuidas ta siis keerab sul liiga palju vasturooli ja nii edasi või piiksub liiga palju, siis siit nupust on võimalik natuke neid funktsioone vähendada. Mode'i valik rooli pealt on siis raadiovalikud, AM, FM, Bluetooth ja nii edasi ja parem-vasak valik on siis kanalite valik raadio pealt.
kas siis listi alt, mis sa oled sealt jätnud valikusse või siis oma lemmikute alt saad valida siis raadioid. Ülevalt tulles siis on tulede valgustus või tähendab salongi valgustus, uste funktsioon või lihtsalt ise valitad sisse välja. Kindlasti nüüd tähelepanu sellele nupule, mis on klaasist kattega, see on siis SOS nupp. Seda nuppu siis kellelgi mitte niisama vajutada, sellega võib kaasada reaalselt trahv. Seda nuppu on vaja siis vajutada, kui sa satud avariisse, turvapadi ei ole avanenud ja oled autos kinni. Siis sa võtad selle katte eest ära ja vajutad SOS. Selle nupu vajutusega läheb GPS-koordinaid häirekeskusesse, sinu poole hakkab keegi juba liikuma autoga ja sinuga võidakse läbi kõlarite ühendust võtta. Jätke meelde, et kindlasti seda nuppu ei ole tarvis vajutada otseselt, kui oled sattunud avariisse ja turvapadi avanes, siis signaal läheb automaatselt välja. Rooli tagant siis järgmine valik on kangina siis kojamehed. Ülesse alla, enda poole tõmmata spritsid esiklaasile, endast kangi eemale lükata spritsid tagaklaasile ja siit otsast keerates on siis tagaga kojamehe siis intervall või kogu aeg töötab. Mida allapoole siis üks nõks alla on vihmasensor ja veel allapoole siis ta töötab kiiremini. Raadioekraani pealt, siin on jällegi uue mudeliga uus raadio, palju selgem pilt, palju rohkem valikuid. Ühesõnaga, kui ühildate oma telefoni, raadio või autoga ilusti ära, olete teinud endale Mighty või Minu Toyota konto, siis autolohutusel me aitame ühildada. Ühildamise käigus siis tekib teile esimese valikuna siia üles läbi pilve navigeerimine, mis on hea asi. Kindlasti Android ja Apple CarPlay valiku puhul siis Apple CarPlayt saab läbi õhu ühildada ja kuvada siia ekraanile. Androidi puhul kahjuks on jäänud siis juhtmega ühildamine, et seda kahjuks ilma õhu ei saa. Raadiovalikuid, ühesõnaga siit siis saad ise valida, mida sa soovid siis kasutada, FM, AM, Bluetooth ja nii edasi, DAB hetkel veel meil ei tööta, eks ju. Siis raadiovalikute alt siis ise otsid raadioid, südame valikuga lisata enda lemmikute alla ja siis saad heli ja asju kõike siit reguleerida. Telefoni valiku alt siis saad ühildada Bluetoothi ära, Bluetoothi kasutada ja helistada, vastata kõnedele. Autopildi alt siis on Energy Flow, kus näeb ära siis palju nokku laetavus, mis mootorid mingil hetkel töötavad, millal toimub laadimine. Ja kindlasti Trip Information, kus on siis minutised tulbad, palju võttis kütust ja mingi distantsi peale kütuse kulu. Seadete alt siis saad oma personaalsed infot vaadata, lisada uusi telefone, läbi Bluetoothi display valikud, helivalikud ja nii edasi. Et siit siis saab rahulikult ise pärast tutvuda ja surfata. All valikud ekraani all on siis pluss-miinus vool, ühesõnaga heli, sisse-välja valik, õhu avades suunamine, ohutuled. Kliimaploki puhul siis alati soovitan kasutada autofunktsiooni ja selle ümmarguse nupuga saab siis ise reguleerida temperatuuri numbriliselt, mida sa soovid, et auto sulle pakuks. Off-nupu ära siis vajuta, las pigem õhk liigub autos. Front-nupp siis suunab kõik õhu esiklaasile, esiklaas on udune või jääs. Rear valiku alt siis saab tagaklaasi soojendust kasutada või küljepeeglite soojendust. Fast Eco Normal on siis valikud, kuidas sul kliimaseade reaalselt töötab. Nano E on antud auto puhul tähendab seda, et ta on siis õhu niisutajaga. Salongi tuleb siuke niisutatud õhku ja on allergikutele hästi hea. Siit siis valikutena ventilaatori kiirus või kuhu õhku tuleb. Neid 3 nupu otseselt ei pea kasutama, kui sa kasutad autofunktsiooni. Siseringlus, välisringlus, pigem hoidke see tuluke maas siit, et tuleks ikka õuest värsket õhku tuppa ja seda valikut siis mitte sisse lülitada, sest muidu ei tule taha õhuavadesse õhku tagaistujatele. Ja konditsioneer AC siis võib sees hoida aastaringselt, suvelda jahutab, talvel viib välja niiskuse, mis jalgadega autosse tood ja reaalselt kuivatab salongi. Võtab niiskuse ära, ühesõnaga hoidke ka talvel sees. Allapoole liikudes siis roolisoojendus, istmesoojendus, aeglane kiire, juhistue, kõrvalistue samamoodi ja siin on siis telefoni ühildamise jaoks siis USB pistik, Android telefonide jaoks, võib ka kasutada Apple'iga, kui on soovi. Siit alla minnes on juhtmevaba laadija,
et siin tuleb vaadata nüüd otseselt, mis telefon toetab seda juhtmevaba laadimist ja mis mitte. Et vastavalt siis sellele, kui roheline tuli läheb kollaseks, see tähendab seda, et laadimine toimub. Kui ei lähe, siis reaalselt ei toeta telefon seda. Käigukangi ees valikud Drive Mode on sõiduvalikud, kuidas auto käitub, normal, power või eco. Hübriidautode puhul isiklikult kasutan alati eco režiimi, auto on kogu aeg sul ökonoomne. Ja kui ma vajan võimu, siis ma vajutan gaasipedali lihtsalt põhja. Veo kontroll ja 4. sõidurežiim EV Mode. EV Mode on nüüd see, et kui bensiinimootor peab olema soe ja aku peab olema täis, et siis seda nuppu saaks vajutada. Ja selle nupu vajutusega saab sõita siis 2 kilomeetrit elektri pealt. Aga sõidad aku tühjaks, mis uuesti vajan. Bensiinikütus tegelikult võtab kokkuvõttes rohkem kütust või sama palju. Ühesõnaga, otseselt ei ole otstarvekas. Käigukangi puhul siis park on park, käik on väljas, rattad on blokeeritud, R on tagurpidi käik, tuleb pilt ka kohe siia raadioekraanile, et siis näed, kuhu poole tagurdad, eks ju. Neutral on neutral, otseselt vaja ei lähe ja drive on siis edasi sõiduks. Nõrk B on mägipidur. Seda nüüd otseselt meie kliimas või meie riigis kasutama ei pea, sest meil ei ole otseselt selliseid mägesid, kus seda kasutada, et see on siis mägipidur. Käsipidur on elektriline, võib meelde jätta, et alati, kui sa valid tagurpidi käigu või edaspidi käigu, siis käsipidur läheb automaatselt ise maha ja nii kui sa valid park, läheb automaatselt peale. Et otseselt seda nuppu vajutama ei pea. Hold nupp on selle jaoks, et kui sa soovid, et foori taga seistes või ummikus seistes auto hoiaks ise pidurit peal, siis vajutad seda nuppu ja jälgid, et siia armatuuri ekraani peale tuleks hold kiri kollast värmi. See annab siis juhile signaali, et võid piduri lahti lasta ja gaasi vajutamisel lähevad siis uuesti ise pidurid maha ja saab sõita. Topsi hoidjad, käetugi siis sellel autol kahjuks ei liigu edasi-tagasi, üles tõstes siis on väike laegas, siin 12 volti pistik ja kindel laegas on siin all ja olemegi väikse tiiru peale teinud. Selline oligi väike lühitutvustus Toyota Corolla Crossile. Kui tekkinud on lisaküsimusi, siis kindlasti pöörduge oma müügiesindaja poole.